Ja nüüd siis räägime järgmisest viisist, kuidas me, küll mitte nüüd event'e, aga event'ilaadseid asju siis haldame JavaScriptis ehk siis promises, lubadused ehk siis async programmeerimine ja event loop ehk siis kuidas JavaScript tegelikult siis meie kõikvõimalikku koodi ja igasuguseid callback'e ja kõike muud siis täidab. Ehk kõigepealt siis selline klassikaline näide eelmiste loengute põhjal. Otsime dokumendi küljest oma pildi ülesse miskisuguse klassi järgi, see on meie image 1. Ja küsime selle image 1 käest, kas ta on complete. Kui ta on complete, täidame funktsiooni loaded. Ehk saame mingisuguse alerdi anda, et hurraa, pilt on laetud. Ehk kuna JavaScript loodetavalt täidetakse ju pärast seda, kui Tommi puu on valmis ja siis Tommi puu hakkab, see pilt on sealt külge võetud ja Tom siis hakkab või brauser hakkab siis seda pilti laadima, siis kui me siia jõuame, pole kindel, kas see pilt on või ei ole laetud ja ta juba võib-olla on laetud. Ehk võib-olla on see Tommi puu nagu juba alguses valmis saanud ja ka pilt kohe kähku kohale tõmmatud. Ehk see complete võib olla juba true. Ehk siis tuleb ütelda, et hurraa, pilt on valmis. Juhul, kui ta ei ole true, siis saab minna siis kuulama seda eventi load. Ehk siis image 1 paneme külge event listeneri load ja anname siis siia kaasa selle funktsiooni loaded, mida siis välja kutsuda. Ja samamoodi saame külge panna siis teise event listeneri samale pildile error, et kui seda pildi laadimine millegipärast ei õnnestu, vastusserver annab 404 näituseks pilti ei leitud või midagi muud taolist, siis me saame midagi JavaScriptis ette võtta ja mitte siis katkiseid pilte näidata, vaid sinna mingisuguse ilusama asja mingi placeholderi asemele panna. See on nüüd selline nagu klassikaline viis, on ju. Ja nüüd siis JavaScript tuli siis lagedale sellise asjaga nagu promise. Ja promise moodi siis asja tegemine, pilt 1 tuleb ikkagi välja kaevata kuskilt, aga siis saab öelda talle .ready ja selle järgi anda funktsiooni then. Ehk siis ready on siis see asi, funktsioon, mis tagastab meile promise'i ja promise'ile mida sealt tagastatakse alguses, on siis teadmata, mis asendis ta on, või täpselt ta alguses mitte täidetud asendis veel, ja kui promise ükskord siis ära täidetakse, ehk saabub mingi tulemus, siis hakatakse täitma seda then osa. Ja then osas kõige lihtsamas nagu syntaksis on siis 2 parameetrit, on siis see funktsioon, mida täita, kui promise täidetakse positiivselt, ehk tuleb mingi tulemus, ja teine funktsioon on siis see error funktsioon, ehk mida teha siis, kui see promise millegipärast teatab, et läks katki. No ja siis saab sellega igast huvitavaid asju teha. Näiteks promise all võimaldab näiteks oodata mitut promise'it korraga ja teatada, et hurraa, saime kõik promise'id kätte ja positiivselt kätte või midagi läks nendest siis näiteks katki. Ehk siis saab igasuguseid paralleeltöötlust nagu paremini hallata. Ja promise'il on siis elutsükkel, mis sisuliselt on siis pending ja settled, ehk kas me alles ootame, et tuleks tulemus või me oleme settled asendis, kus tulemus on tulnud ja tulemus võib minna siis 2 rada, kas siis fulfilled või rejected, ehk siis kas positiivne või negatiivne. Süntaks ka on ju, sellise pildi pealt, ehk see rejected on siis optional, sedasi andma ei pea, ehk kui me ei taha vigu kinni püüda, siis ei taha on ju. Ja promise'it saabki ise teha. Saab siis täiesti luua new promise ja selle promise'ile läheb parameetrina kaasas funktsioon, millel on 2 parameetrit, resolve, reject ja mida me siis siin midagi siis teha tahaksime. Nüüd me teeme siin siis oma mingisuguse async töö, ehk me töötame nüüd kuskil taustal, teeme midagi, ma ei tea, tõmbame midagi veebist, mida iganes me teha tahame. Ja kui kõik on siis läinud suurepäraselt, siis me saame nüüd selle promise'ile tagantjärgi ütelda, mis temaga siis juhtuma peaks, kas ta on siis resolvitud, ehk ta on lõppenud positiivselt, või vastupidi tagastame, et ta lõppes negatiivselt ja tagastame mingisuguse errori. Ja teistpidi siin siis tuleb seda promise'it siis nüüd ootama hakata, ehk promise then, ehk kui see promise ükskord lõpetab, kõige lihtsamalt võib seal koodis kas või proovida nii, et paneme siia mingisuguse timeout'i siia vahele. Teeme siia mingi taimeri ja siis taimeri seest tagastame oma kas ühe või teise. Kui tahta niukest ise tehtud promise'it proovida.
ja siin siis tuleb siis TEN-is nagu otsustada, mis me siis teeme. Noh, siin ma näiteks login mõlemad välja, vastavalt siis ühelt poolt tuleb siis stuff worked teade ja teiselt poolt tuleb siis error i objekt. Ja noh, praktikas muidugi see võib lõppeda sellest mingi hädaga, või mitte hädaga, vaid niisuguse koleda koodiga. Raske lugeda esiteks, et meil on igal pool 2 haru, pluss siis me tahame sageli siit nagu jätkata. Ehk me saame esimesest API päringust mingi vastuse, siis sellest JSON-i väljavõtmine on järgmine promise ja resolve osa, siis me tahame selle vastusega midagi teha äkki veel mingisuguse päringu kuhugi edasi, ehk meil võib olla vaja need promise'id nagu mitu tükki üksteise taha kirjutada. Ja siis hakkab selline süntaks nagu kaosesse minema. Ja mida siis selle kõigega teha? Noh, siin ka lühike jutt sellest, et ta promise nii-öelda resolvub ainult ühe korra, on ju. Ta ei saa minna fail'ist positiivsest või positiivsest fail'i või kuidagi 2 korda fail'ida. Eks see kõik on täpselt ühekordne tegevus. Ja noh, siin ka näide on ju, kuidas me saame siis sinna ennast külge kirjutada. Ehk siis then-iga saame nii-öelda subscribe ida sellele positiivsele osale. Ja kui me ei taha nüüd siia kirjutada seda teist haru, seda false'i, siis me saame kasutada sellist asja nagu catch, mis siis võimaldab kinni püüda mingisuguse vea. Ehk noh, selles promise näites siin nüüd seda ei juhtu, on ju, sest me tagastame siit positiivse poole. Ja siin on siis vastupidi negatiivne näide, tagastame errori, positiivne funktsioon mitte kunagi ei täitu ja asutakse täitma seda erroriga osa. Ja noh, kes tahab siis seda promise'it ise veel kiiresti proovida, saab ka teha otse promise.resolve või promise.reject, ilma igasuguse timeri või asjata, või ei pea noh niisugust pikka koodi kirjutama. Nii, ja noh, kui seda koodi on siit vaadata, siis siin on tegelikult näha, et me promise'ile anname kaasa funktsiooni, millel on 2 parameetrit, resolve ja reject. Ja siin me siis ju tegelikult nagu ütlemegi, et siin on selle resolve'i funktsioon. Ehk kui siit vaadata nüüd seda resolve 1, 2, 3, siis see, mis me siit tagastame 1, 2, 3, tuleb siia sellele funktsioonile parameetriks. Ehk siis, et see funktsioon tõstetakse siia koha peale ja errori funktsioon tõstetakse siia selle koha peale. Jah, ja nüüd siis sellest chain imisest, ehk üks promise saab tekitada järgmise promissi ja siin on nüüd väike veel selline JavaScripti keelde sisse kirjutatud nagu rats, et lisaks sellele, et me saame ühest promisist anda välja järgmise promissi, ka see, kui me anname sealt välja mingi tavalise väärtuse, ka see tegelikult siis tundub nagu olevat promise. Ehk siis keel ise selle eest või runtime siis ise selle eest hoolitseb. Ja kui me tagastame promissi, siis automaatselt tehakse nii-öelda wait'i, ehk ta ootab, kuni sealt tulemus tuleb ja noh, kui me tagastame mingisuguse mitte promissi, lihtsalt mingi väärtuse, siis seal midagi oodata ei ole ja läheb lihtsalt kohe see järgmine funktsioon siit tööle. Ehk siis saab niisuguseid then'e mitu korda üksteise taha kirjutada ja siit igast then'ist saab siis midagi returnida ja mida me siit tagastame, läheb järgmisesse then'i parameetriks. Noh, ja siin on nüüd näide juba sellisest pikemast ahelast, algust tagastame, alustame 1, 2, 3-ga, logime välja, siis tagastame 4, 5, 6, logime selle välja, siis tagastame täiesti uue promissi, mis on juba resolvitud ja jätkame sellega siis siit järgmise 1, 2, 3-ga. Siis on meil olemas selles ahelas niisugune funktsioon nagu finally, teeb täpselt seda, mis ta umbes nagu peaks nime järgi tegema, ehk siis sellise try catch'i vaimus. Ehk finally on siis meetod, mis alati tööle pannakse. Ja on ka meil tõesti olemas catch, kohe jõuame siis selle catch'ini ka. Ja kuidas siis catch'i teha või mida see catch siis tähendab? Ehk kui me tahaksime siit kuskilt sellest ahelast, ütleme, et meil on siis need then'e siin hästi palju, tahaksime siis selle vea kinni püüda ja me ei taha need 2 arusse neid asju siin kirjutada. Siis me saame need promise'id üksteise otsa panna, aga kui siit nüüd midagi läheb katki nendest then'idest, siis järgmist then'i ei ole mõtet välja kutsuda, sest siin ei ole ju positiivset tulemust. Ja selleks, et siis sellest ahelast siit nagu kuidagi välja hüpata, saab siis kirjutada üksteise järgi nii mitu then'i kui tahate, mis on see positiivne flow ja siis ühe catch'i kuhugi vahele, mis siis on see koht, mis püüab kinni kõikide eelnevate then'i, ükstaskõik kus see viga siis tekkis, sealt siis tuleva vea.
ülejäänud tennid jäävad vahele ja jätkatakse siit selle catch'iga. Ja catch'ist samamoodi saab jälle järgmise promissi tagastada ja noh, siis selle ahelaga nagu jätkata, on ju. Ja nagu alguses näide oli, on ju, et me saame siis need paralleeltöösi teha, kontrollida seda asja, teha siis promissiooli, race'i, settlet, siin on kõik seletused küljes, mis nad teevad. Ehk siis kas oodata, et kõik lõpeksid korraga ära, enne esimest lõpetaksid ära, lihtsalt kõik lõpetaksid ära, aga mitte positiivselt, on ju, üks, noh, mis iganes variandid eni, on ju, ainult üks peab lõpetama positiivselt, ehk igasugust, isegi see mitte positiivselt, lihtsalt ära lõpetama, fulfill, on ju, ei ole kindel, mismoodi. Ehk siis võimalikud variandid, kuidas seda kõike teha. Ja sellised ahelad siis tükk aega kirjutati ja siis üsna ruttu saadi aru, et sellised ahelate kirjutamine ei näe üsna nagu, ei ole eriti sõbralik. Ja sellele siis taheti saada mingit paremat varianti ja toodi JavaScripti, mis jällegi tuli TypeScriptist iseenesest, kuhu me varsti jõuame, tulid siis funktsioonid async ja await. Ehk siis async ütleb, et me nüüd kirjutame funktsiooni async'ina ja selle sees siis saab oma promisseid teha ja async ka ise siis tegelikult tavaliselt tagastab mingisuguse promissi. Ehk ei ole kohustuslik. Ja see siis teeb selle asja lihtsalt lihtsamini loetavaks, näeb välja niisugune nagu tavaline kood, ilusti ülevalt alla loetav. Ja nüüd selle vigade händlimiseks, kui meil enne oli siis see catch, siis nüüd me lihtsalt kõik need oma järjestikused then'i operatsioonid paneme siis try bloki sisse. Kui siit tuleb mingi viga, siis see try triggerdatakse ja satume catch harusse koos oma erroriga. Ja syntaksi mõistes näeb teis oluliselt lihtsam välja. Await, mis iganes see promise funktsioon on, selle koha peal sind oodatakse, kuni see saab tehtud. Ja sealt tagastatav väärtus läheb siis siia fulfilled value'sse ja siis selle järgi võime oma mingisuguse järgmise promissi teha. Võime ka need await'e mitte kasutada ja lihtsalt neid promissi kokku koguda ja siis await'ida neid siin, on ju, neid funktsioone. Ehk oodata mitut asja korraga. Ja noh, koodivõrdlus ka, kuidas välja näeb, siis selline promissite stiilis ja try-catch'i stiilis. Ja noh, reaalselt mina vaatan see peale, ütlen, et mulle meeldib selgelt see try-catch nagu rohkem. Et see on paremini loetav, paremini arusaadav, mis siin siis tegelikult toimub. Aga kui nagu alguses esimeses loengus juttu oli, või esimeses videos, et JavaScript on single-threaded, siis kuidas neid async ja mingid taustatöösi, mida siin justkui nüüd nagu tehakse, ega see callback'e, kuidas neid siis tegelikult handlitakse. Ja siin on niisugust natukene keerulisemat juttu mul ka kokku kirjutatud, kuidas see käib. Aga sisuliselt on siis selline, ütleme, hästi lihtne pilt, mis selle asja aluseks enam-vähem on, ehkki siit on nüüd nagu detaile mul kõvasti kokku korjatud. Ja mis see pilt ütleb seda, et meil kõigepealt on selline single thread'is ehk ühe CPU tuuma peal töötav lineaarne koodi täitmine. Kõik meie JavaScripti koodiread, mida me välja kutsume, täidetakse järjest kõik ära algusest lõpuni. Nüüd sel hetkel, kui enam mitte midagi nagu täita ei ole, ehk ta on kõik meie stacki nii-öelda tühjaks jooksnud, meil ei ole enam mitte midagi teha, siis minnakse vaatama, kas keegi on vahepeal, kui on registreeritud mõni callback, ehk te olete siin täitnud mõne funktsiooni, kuhu on antud parameetrina kaasa, et ma ei tea, kui nuppu vajutatakse, tee midagi või midagi muud selles on, või timeri pärast või midagi muud, siis vaadatakse, kas see callback on produtseerinud mingisuguse resultaadi. Ja kui callback on produtseerinud mingisuguse resultaadi, võetakse sealt siis esimene resultaat ja topitakse see event loopi juurde. Ja asutakse seda siis ühte nendest tagasi tulnud callbackideks, asutakse täitma. Selle tehakse järgmine ring ja minnakse uuesti siia callbacki nii-öelda queue'sse vaatama, et kas siit on tulnud mõni resultaat ja pannakse see siia juurde vahele. Ja teistpidi siis on ka teine nii-öelda samasugune queue olemas, mis on siis micro-queue, mis on siis tähtsama prioriteediga. Kohe vaatame, mis asjad lähevad micro-queue'sse, mis asjad lähevad tavalisse. Ja kui micro-queue's on midagi, siis siit võetakse kõik asjad ära. Ehk kui siin midagi teha ei ole, see loop on täidetud, siis kõigepealt võetakse micro-queue'st ära nagu täiesti tühjaks, siin võib olla näiteks 4 mingit resultaati ootamas. Pannakse need kõik siia loopi sisse, hakatakse nende otsast täitma, siis minnakse ja kontrollitakse callbacki, võetakse siit ära üks, pannakse loopi,
kontrollitakse uuesti mikroqueue'd ja siis uuesti loopi ehk niimoodi ringiratas siis see asi siin jookseb. See on kogu selle nagu loogika siis, kuidas see JavaScript töötab. Ehk meil on siis see põhiloop, see call stack, kus siis kõik need funktsiooni väljakutsed on. Siis on meil nii-öelda need web-appid ehk kõik see asi, mida me taustal teha saame, mida kõikvõimalikud timeout'id ja Tommy event'id ja veebipäringud ja mida muud iganes veel. Ja siit need tulevad resultaadid jagunevad siis kahte kategooriasse, task queue ja microtask queue ehk mikrotaskid. Ja siis microtask on siis tähtsama tähtsusega ja kui siit midagi tuleb, siis need täidetakse kõik ära. Kui siit tuleb midagi, võetakse ainult üks. Ja siis on see event loop, mis siis jookseb siis selle call stack'i sees ringiratast. Ja ma tegin ka siia sellise nagu lühikese näite või recap'i sellest kokku on ju. Ehk siis call stack, web-appis, callback queues 2 tükki ja event loop, mis siis seal käib. Ja see callback queues on siis kahes prioriteedis, microd ja makrod. Ja kuidas ta siis koodi mõistes välja näeb, on siis console log 1. See on nüüd meie call stack'i asi, ehk see peaks tulema siis esimesena. Set timeout, mis ütleb, et see on siis makrotask. Ehk siis kõik Tommy event'id ja fetch ja set interval ja set timeout on siis makrotaskid, ehk siis üks per siis ringiratast käimine. Ja see ring esimesega käib siis nüüd ülevalt alla, ehk console log, see on esimene asi. Set timeout pannakse siis taustale, see siis läheb meil makrotaskiks. Promise on see, mis läheb mikrotaskiks, ehk see läheb mikrotaskiks ja siis tuleb järgmine meie standardne call stack. Ehk kuna see asi käib nüüd ringiratast, siis kõigepealt ära see läheb taustale, siis tahaks ära see rida ja rohkem midagi teha ei ole, jääb ootele. Kui rohkem midagi teha ei ole, siis minnakse igaks juhuks seda kogu asja uuesti kontrollima ja vaadatakse, kas midagi on tekkinud meil mikrotaskidesse, kas midagi on tekkinud makrotaskidesse. Kuna see on mikro, see on tähtsam eespool, siis tehakse see ära, seejärel tehakse järgmine ring ja võetakse üks asi ära siis makrotaskidest. Ehk siis siit set timeout'ist ja sellest siis ka see väljalogimise järjekord siin 1, 4, 3, 2. Ehk siis stack tühjaks, mikrotaskid tühjaks, üks makrotask ja lähme uuesti edasi tagasi. Kui stack'is midagi ei ole, siis mikrotaskid, makrotask ja jälle kordame ringiratast. Ja esimese hooga, kui me oma lehe laeme, siis on meil seal mingi ports nagu JavaScripti, siis see ports on siis kõigepealt stack'is, see tehakse kõik ära, ehk nii kaua kõik ülejäänud asjad seisavad. Isegi kui me siit triggerdame igasuguseid timeout'e, mida veel iganes asju, siis need ootavad, kuni stack on tühjaks saanud. Ehk alles pärast seda, kui meie main body on käivitatud ja lõpuni jookstud, alles pärast seda hakkavad tulema siis tagasi tulemused meie vahepeal tööle pandud kõikidest muudest asjadest. Ehk siis JavaScript päriselus on siis suuresti event-based programming, ehk me tegeleme sündmustele reageerimisega. Et kui me reageerime sündmusele, siis kui me teeme mingi portsu koodi, ehk see läheb siia stack'i, aga me oleme oma sündmusele ära reageerinud, lõpetame ja jääme ootama järgmise sündmuse saabumist. Ehk siis selline ringiratast jooksev süsteem.